Tere tulemast selle nädalasse Rakett Poweri nädala eelvaatekõnesse. Kuna meil eelmine nädal oli tõesti väga huvitav, just nagu majandusliku poolelt, sellepärast et meil olid Inglismaal ju parlamendivalimised, mis ütleme niimoodi, et me pärast vaatame ka GBP üle. Turgidel oli väga siukest, ütleme niimoodi, et mitte siukest väga kasutajasõbralikku käitumist, et kindlasti see nädal tuleb mõnusam, just nagu smoothim ja kõige parem viis, kuidas üldse nädalat alustada. Let me go. Boom. Ma kohe hakkan screen share ima. Let's go. Nii. Forex Factory. No super hea koht, et võib ka niimoodi olla, et see tuleval nädal, mis nüüd tuleb, ehk siis 16. detsember, ehk siis täna kuni 21. detsember, et see võib olla meil selle aasta viimane kõige volatiivsem nädal, sest vaadake seda, ma lihtsalt korraks panen siis järgmine nädal. Mis tähendab seda, et kui me tahame veel võtta sellest aastast maksimumi, siis me peame olema nagu hästi, mis ma ütlesin, me peamegi olema hästi hoolsad, hoidma üksteist kursis, sellepärast meil on ka need grupichatid, kus kõik saavad väikseid update, sest iga väike pisidetail, mida keegi märkab, lõpuks sellest saab kokku suur pusle ja siis on voila, kõigil väga toredad jõulud. Tuleb tehakse ilus jõulukingitus endale, ehk siis olla hästi hooles ja tubli ja õppida see nädal. See on minu plaan, vähemalt. Aga super hea on vaadata kohe Forex Factoryt, kui ma näen, et juba esmaspäeval London session ajal, ehk siis 7:15 õhtu, mina olen Austraalias sellepärast, et ma lihtsalt, miks ma Austraalias olen, ma lihtsalt olen siin. Nii. Kohe näha esmaspäeval London session ajal tulevad meil eurole punased uudised, super, PMI-d mõjutavad küll. Ja siis tund aega hiljem GBP-le. GBP on meie eelmise nädala staar, et kindlasti täna ka recapime neid GBP paare, vaatame, mis plaanid neil edasi on tuua ja no esmaspäeval eur GBP, täna tuleb London session, voila, who knows, we'll see. Aga see on juba excitement level kasvab, ütleme niimoodi. Teisipäeval näeme USA-le, Inglismaale, NZD Audile, ANZ Business Confidence, ANZ, kes siis teadvad see on üks pank lihtsalt Austraalias nagu. Kuigi see on NZD, aga see on Austraalias samamoodi, on see ANZ-i nimeline pank. Tegin selle pangakaardi lihtsalt sellepärast ei meelde, et tore. Ja kolmapäeval lihtsalt kolmapäev on siis nagu rahulik päev meil suhteliselt, on muidugi GBP punane CP, mis on muidugi yearly, et kindlasti vaatame korraks seda statistikat, kuidas see on. Nagu näha, siis tegelikult need numbrid siin ikka kõiguvad küll ja siin on varasemalt isegi 2,0 olnud ja praegu on 1,5, et vaatame ja kuidas üldse aru saada, kas see uudis on nagu super high impact, siis alati näed, siin on forecast on sellelt, see on pandud nende analüütikute poolt siis, et arvestades kõiki fundamentaalseid uudiseid siis nii-öelda, siis sellest tulebki see forecast. Ja nüüd te näete, kui actual, ehk siis reaalne tulemus tuleb kas parem või halvem, siin on alati kirjas ka usual effect. Actual greater than forecast is good for currency. Ehk siis tuleb suurem forecastist, on hea, tuleb väiksem, on madalam. Ja siis nüüd vaatategi siit varasema data järgi, et näete, kui eelmine oli meil siin 1,7, forecast 1,6, ehk siis eeldatavasti tuleb 0,1% väiksem, aga reaalne number, mis tuli, oli 0,2% väiksem, ehk siis vaadake, kuidas nagu selline väike, see ei ole väike numbri vahe, sest majanduslikult näidud rahad on suured seal, 1% on juba väga suur osa mingit suurest summast, eks ju. Ütleme niimoodi, et ega see on samamoodi on ju see ka nagu Forexis, MetaTraders, et kui praegu siin, et ei ole veel kõik mingi millised kontod ja niimoodi, aga siis kui sa mõtledki, et näiteks minu mentor, ülihea õpetaja nagu müts maha, täielik legend, King Sean Lee, absoluutselt, kui ta panebki ju, ta teedib, ma olen näinud, et tal on 6,8 milline konto, ta on täiesti real vend, mingi 7 aastat sellega tegelenud, no jah, müts maha lihtsalt, aga siis ikkagi jutu juurde tagasi, et see 1% juba nii suures summas, siis mõelda, kui palju see on, kas sa tahad alati nii palju riskida,
et selle riskiga saab mängida ka, et kui praegu sa mõtled siin, et mis 1% nagu, et 1% on nii vähe ju, aga siis nagu tegelikult ei ole, vaata, see ongi pigem see õppimise protsess on alguses nagu ülikeeruline, et olla üli järjepidev enda risk management'iga, reaalselt arvutada selle stop-losside järgi ja teha sellised tehingud, et see risk management on thumbs up. Tegelikult ainult, ma ei teagi muud moodi, kuidas on võimalik üldse jääda kasumisse, nagu mina ei ole nagu niimoodi kasumisse jäänud, kui mu risk management on lappes, saad aru, sellepärast, et see on siuke räige roller coaster, kui mu risk management on lappes, on isegi, sa teed nädal aega ülitubli risk management'i, kõik on õige, ideaalne nädal, stressivaba, kõik on täiesti perfect. Muutud liiga enesekindlaks, boom, lähed järgmisse nädalasse, paned natuke suurema riski, on ju. No ütleme niimoodi, paned 3% asemel, paneme siis 8 näiteks, kui või 10. Lähed lihtsalt enesekindlaks ära, võidad see nädal. Ülinormaalne, siis hakkabki see roller coaster pihta, et alguses läheb ilusti urraaga ülesse mäest, siis tuleb järgmine nädal, vaatad, et no nii ilus trade setup, et see peab siit alla tulema, oled ennast trade'ile täiesti maha müünud, paned näiteks 20% riski või suurema riski ja boom, kõik see eelnev töö, mis sa tegid, lihtsalt uhuti minema. Ja kas nagu üldse on mõtet siukseid asju teha, siis ei, sest elu on nii palju, kui minu enda kogemusest võin öelda, siis sellist asja tegemine on täiesti mõttetu. See on täiesti mõttetu, see keerab su mindset uuesti pekki. Sa hakkad, ma ei saa lihtsalt. Mis ma seda räägin? Ma räägin seda sellepärast, et ma tegin seda ise just. Eelmine nädal oli mul oli räigelt. Kõik oli nii hästi, sellepärast, et ma olin risk management täiesti perfektne. Muidugi ma võin vabalt rääkida, et minu inimesed risk management oli täiesti perfektne. Viimased 2 kuud, võib-olla 2 kuud ja nädal isegi. Mul oli, ma ei taha rääkida, palju ma võitsin. Ütle niimoodi, et ma olin 2 kuud, ma olin väga-väga ilusasti profitis. Ja siis nüüd selle eelmise nädalaga ma tegin päris suurt tämmi oma kontole lihtsalt sellepärast, et ma läksin mingi super enesekindlaks ära või nagu pärast analüüsis ennast ja ma võtsin peast kinni, ma ütlesin Kaspar, halloona. et sellepärast juhtus nii, aga nagu suures pildis on kõik väga-väga hästi. Ma õppisin sellest veast veel rohkem, see pidigi juhtuma. Kõik asjad juhtuvad põhjusega, mingi asi ei juhtu lihtsalt niisama, et siuke lugu jah, et sellepärast ma räägin, et kui oluline ja pole vahet, mida sa teed. Nagu, kas sa teed treidid Forexit, mida iganes, Binary't sa treidida Stockse või mida iganes vaata. Tähtis on see lihtsalt, et su risk management, bankroll management, kuidas nagu kõik noorte keel on, et see on täiesti paigas, sest siis, kui sa oled seda asja natuke kauem, kui ütleme, mina ütlen aasta, mis aasta on nii väike aeg isegi tegelikult, aasta, 2, 3 aastat teinud seda risk management paigas, siis sa võid, ma ütleks, et 99,9%, kui midagi väga-väga, mis iganes, ütlengi niimoodi, et lihtsalt siis, et sa ei lase oma kontosid õhku, sa suudad olla kasumlik kogu aeg profitis ja päriselt ka elada selle pealt nagu. Nii, aga lähme tagasi siis teema juurde siia graafikute. Kus me jäime vist siia? Jah, yearly, et backtestida. Nice. Et noh, kuna me teeme ka raketigrupis ju nädala eelvaatid, tahtsin jälle öelda. See oli nagu see eelmine kõne. Aga hommikuanalüüse. Hommikuanalüüse siis noh, ma võin küll üle vaadata, mis meil siin nädala teisel poolel toimub, aga nagu hoiame ikkagi fookust siin nädala eespool, kuna meil alles nädal algab ja siin on väga-väga palju uudiseid, millega nagu töötada koos. Töötada koos. Whatever. Potato. Nii, cool. Nii, esimene asi siis kindlasti fokusseerime eurot. GBP, näiteks eur GBP, ma enne vaatasin chati ka, siis keegi Marko vist kirjutasid sina, et eur GBP-d vaadata, et okei. Aga esimesena ma võtaks, vaatame, mis meil see üldse ette tuleb. Kuld. Kullast ma räägin ka kindlasti täna, aga kullast ma räägiks natuke hiljem. Nii. Võtta loksu võtta. Eur GBP, please or vice vera.
GBP eur või? Okei. Nii, anyways, hakkame analüüsima. Nii, üks paar, võtame siis kohe, võtame eurust. Miks ta ei lähe ära? Mul see Zoomi riba väga kahtlaselt on sinna praegu. Mine ära. Okei, vahet ei ole, viitsa selle, sükst hästi peale aega raisata. Nii, täiesti puhas graafik, eks? Nice. Hakkame vaatama, mis siin üldse toimunud on, kuidas see price action meil on, kuidas on turustruktuurid, kus on likviidsust. Okei, siin on väga huvitav liikumine toimunud meil. Kui nüüd vaadata seda ala, paneme isegi täitsa siia. Värv jälle vahet, siis see siin oli meie vana likviidsus area. Nüüd turg on tulnud sellest läbi, ehk stop loss. See on päris nagu, see on daily graafik selles suhtes, et isegi see väike liikumine, see ei ole nii palju. See on eurust muidugi. Mul mingi alateadluse ütles, et see on kuld, et selles suhtes eurust. Okei. See likviidsus on meil siit välja söödud. Meil on olemas ka viimane üles minev küünal enne väga agressiivset alla liikumist, eks ju. Nii, ja samal ajal, mida ma saan teha, saan tõsta ühe boksi siia. Tõstan ta siis niimoodi, siis on paremini aru saada. Siia, siia ja siia. Muidugi ka väga huvitav küünal. Et isegi kui seda kolmandat take profitit vaatame, et siin keskel on väga sobiv ala. Aga mida ma juba varasemalt tean sellest eurosti graafikust on ka see, et kui ma panen weekly timeframe'i, siis meil on ikka veel see gap siin alles. Panen ta täiesti capi kohale, nii. We still have this. Oi. Nii. Ja kõik see siit väga ilusti toimub meil likviidsuse väljasöömine. Vaatamegi nüüd paar timeframe'i madalamale, siis on nagu reaalselt aru, kuidas siin küllad. Nii. Vaatame, markeerime ära meie viimase üles mineva külla. Enne kui üldse hakkas pihta väga impulsiivne liikumine ja siis ma vaatan, kas hind on, kas ta on sellelt levelilt põrganud ja mis see mulle annab, kui ma saan ju teada, kuhu suunas hind läheb, kui ma saan teada, kuidas see trade nagu ennast välja joonistas, eks ju. Et nagu näha, ta bounce ib küll. Parasem likviidsusi tuli välja. Allpool on päris mõnusalt likviidsust. Võtan veel natuke timeframe'id väiksemaks, eks ju. Ja vaatame, kas me siin veel väiksema timeframe'i pealt saame midagi teha, leiutada. Imbalance, market cap on tal nüüd siin. Okei. Väga huvitav. Küll, jah. Selles suhtes, et daily struktuur on meil ikkagi alla ja see siin näeb välja lihtsalt siuke löögipettega correction ja pluss tal on nii ilusad need alumised likviidsusalad. Aga ainuke asi, mis praegu mul natuke makes me confused, on see, et ma ei leia nagu praegu seda sobivat entrit, et ma ei taha hakata siit, ma tahaks natuke oodata veel selle paariga, aga siit on tõenäoliselt tulemas väga pinge trade. Puhtalt juba sellepärast, et kui me vaatame neid struktuuri leveleid, mul ei ole see ka veel nagu, vaata, mul on uptrendi struktuur isegi nagu 2 tunni timeframe'i peal, mis on võrdlemisi väike. Et mina nagu teeksin selle turuga niimoodi. Ma markeerin ära, ma ütlen üldse puhtaks selle, sest ma nüüd tean, kuhu see turg läheb. Ja puhtaid graafikuid on lihtsalt kõige parem vaadata. Kohe vaatame, kuna see on eurust, siis see ei ole lihtsalt kõige volatiivsem valuutaturg, et saab. Nii, markeerin ära enda imbalance zone'i. Ma võtaks selle imbalance isegi siit. Mulle meeldib siit võtta.
Sest see on ikkagi nagu, siin on see gap, siis siin on see hind käinud, et I like it this way. Nii, siia. Vaatame kohe. Entry 1, et risk-rewardid peavad alati paigas olema, et siin ei ole mõtet 30 pippi euro üsti poole. Vaatame kohe. Meil on nüüd daily graafik, et 4 tunni graafika peal on väga-väga mõnus otsida targeteid, et siia alla. Siis on siin meil väga ilus level. Väga ilus level. Tuleb siia. Selles suhtes, et mul on ka üks hüpotees, et ma kustutan selle pärast ära. Mis ma tegin nüüd? Teeme selle valmis, tähendab ikka. Nii. Ja teine entry kindlasti siit. Siit. No. Entry 2. Nii. Panen selle siia. Save stop. Mina panen stop lossi siia. Natukene sellest struktuuri levelist ülesse ja siis vaatan. Aga see on siuke trade, kus ma ei soovita panna sell limit ordereid. Ma soovitan panna siia alerdi või siis lihtsalt vaadata seda turgu, kuidas need küünlad käituvad, kas ta hakkab meil siin bounce ima. Sest meil on väga-väga suur potentsiaal, et me saame järgmiseks leveliks, järgmise koha turul. Me saame high, low, noh. Et see on meie high, low, lower high. Võt see confirmation kinnitaks mulle, et davai, siit me saame võib nagu tõenäoliselt väga-väga ilusa allasõidu. Ja kui ma nagu näitan teile seda, aga see idee mulle väga meeldib. Sest suures pildis me oleme väga bearish. See on suur pilt, mida ma mõtlen. Nii. Parkeeritus ära on ju selle. Siit ilusti, lihtsalt juba see näeb nagu kena välja, sellepärast et see wick kõigelt igast likviidsuselt üle. I like it. Oleks see siit nagu läbi closinud. Teeme ka näit, kui see turg oleks siit läbi closinud, näiteks siia maani, siis oleks ma hakanud juba vaatama üles nagu seda market cap'i siin või siis selliseid kohti siin. Aga praegu on väga-väga ilus rejection ja meil on tulemas ka veel London Sessional euro uudiseid. See on väga-väga tore ju. Mulle meeldib. Kuidas ma vaatasin ükskord? Mul oli üks päris hea hüpotees. Kuidas see hästi kokku läks? Ma kohe mõtlen. Noh. Vapši ei taha koostööd teha mulle. Nii. Mind on ilusti kuulda ja värki, eks ju? Ei tohiks olla probleeme? Absoluutselt. Ja... Kaunis. Jep, aga ma muidugi teen palju, kui see kell on pool tundi juba läinud. No ei ole hullu tegelikult. Et kindlasti need target alad. See ei olegi praegu nii oluline. Kuigi ma tegelikult väga tahaks ikkagi näidata seda, mida ma plaanisin selle euro ustiga. See oli nii loogiline mu peas. Oota. Las ma natuke mõtlen. Kas ma võtsin äkki selle veel juba? See oli siuke, jah. Oodake. Ma suutsin ennast little bit confused. Ei, see ei olnud see. Okei, whatever. See ei loe, see on nagu nii mingi super long term, aga praegu jaa. Ainuke asi, mida mina näen. Kui me nüüd teeme selle markupi siin väiksemal timeframe'il ka. Paneks siia ülesse. Meie varasem likviidsus, eks ju. Võtamegi siit dollar.
ja nüüd siia kohta, mis tuli läbi selle leveli, võttis välja meil likviidsuse. Samal ajal ta on ise alla väga ilusasti ehitanud, et tegelikult siit saab väikseid treide ju mõnusalt panna, et siit ülevalt sisse 20 pippi stop lossid. Esimese saad juba siit võtta välja, näed, kui risk reward 2,5 on juba väga hea. Praks. Et minu arust super lihtne, et mulle meeldiks juba see, kuidas seda market cap'i jätaks siia, tuleks korra üles, täidaks ära meil inbalance, sellepärast mis ma võtsingi inbalance 50 entrit, sest meil on varsti on meil ju see ka ju. See on hästi huvitav, sellepärast, et kui me seda paari nüüd ära analüüsime, siis põhimõtteliselt 2 või 3 tundi from now, siis me näeme, mis juhtus turgudel, nagu that's why I like it so much. Vot, aga samamoodi risk management ja kui nüüd vaadata seda turgu siit, ta on küll suures pildis daily on meil päris bearish, eks ju. Aga ma soovitaks panna siit esimesed entrid 0,5% riskiga, sest see osa kõik siin on ikkagi näida selline, et meie ootame, et turule tuleks lower high, aga praegu low, high, higher low, higher high, higher low, higher high. Et selles suhtes palun pange 0,5% riskiga. Nagu ma ka enne, ma ei salvestanud seda risk management'i osa, mis ma talle alguses rääkisin, aga jah, nagu ma tõsiselt soovitan. Sellepärast, et me saame entrisid alati juurde panna. Näiteks, kui me näeme sellest levelist juba close'i läbi, siis selle ülemise treidide TP1 hitib ära, teisel stop loss break even või siis täpselt nii kaugel, et selle uue treidi, mis sa lisad, isegi kui see läheb stop lossi, sa ei kaotad, et ühe paariga saab väga palju tsirkust teha selles suhtes. Tuleb lihtsalt õige paar välja valida. Ja see on praegu minu see visioon sellest paarist, et arvestades praegust deitat, aga ja nagu ma kirjutan see üles, et risk 0,5% kontost. Alati saab juurde lisada. See on kinda vastu trendi, kui me vaatame seda väikest osa. Et keegi ei jää mitte millegist ilma vastupidi, te võidate üli palju sellest, kui te niimoodi kasutate seda. Cool, pole vist kunagi euro ustest nii kaua rääkinud. Aga davai. Next pair is gold. Kuld on kusjuures väga huvitav. Lihtsalt kulla graafikule peale vaadates mul jäävad silma ainult ühed asjad praegusel juhul ja okei, ma ei tea, mis ma tahtsin nähastas, whatever. Aga mis mul silma jäävad, ma teen äkki teist värvi selle noole. Line, panen selle. Nice. Mis mulle silma jäävad, on esiteks juba need wave'id. Siit võtame ühe wave'i. Siis võtame teise wave'i. Võtame kolmanda wave'i. Ja mis tuleb peale kolmandat? Neljaseks. Nii. Ja nüüd kui ma vaatan lihtsalt, kuidas see turg on käitunud ja kuidas ta varasemalt käitunud on ja mis võiksid olla põhjused, et turg läheks kas alla või ülesse. Nii. Asi, mis mulle nagu silma jääb kohe on see, et meil on tekkinud siia siuke võrdlemisi, kuna kuld, ta liigub palju, siis nagu te näete, et kuld, ta ei ole mingi pilt ilus, pilt selge. Vastupidi, ta hirmutab. Kuld on siuke turg, mis hirmutab kõik uued treiderid, mitte treideriteks, eriti kui nad kasutavad mingid brokerid, mis lasevad 0,1 kõige väiksemaks lot size'iks panna värki, sest see liigub palju. Aga nagu suhteliselt, mulle ei meeldi see sõna suhteline, see on siuke, aga nagu ma ei oska seda paremini öelda, et see on suhteliselt võrdne põrandane. Nad ütlevad inglise keeles ka relatively equal lows, relatively equal high, see on suhteliselt. Näete siin samamoodi. Ja näete siin samamoodi. Aga samas, mis mulle räigelt ka meeldib nüüd,
kui me oleme tuvastanud selle alumise likviidsuse ära, siis tegelikult meil on täpselt vice vera, ehk siis meil on üleval pool täpselt samamoodi, eks ju. Aga siin all on ikka väga-väga kõva põrand ja kui ma nüüd panen daily graafiku peale, kes on minu nagu kõnedes rohkem käinud ka, siis olete kindlasti tähelepanu, ma räägin sellest küünlast siin, siis see tundub lihtsalt väga-väga huvitav, pluss siin väiksemal timeframe'idel on nagu market cap, ma kohe näitan ka market cap, millest ma räägin. See koht siin. Suhteliselt madalad, need suhteliselt madalad. Suhteliselt sarnane põrand. Smäkem. Boom. Ta tegi huvitavat, ta samal ajal tegi likviidsust ka juurde ja siis pani tornadoga läbi. Ehk siis, niisugune intraday perspektiivis me oleme bullish, bearish ka tähendab. Aga asjad võtavad aega siin turul, need ei käi üle öö, eriti me vaatame 4 tunni ja daily graafikut, et kindlasti üks entry, mida mina ise jälgin, on siin. Just see koht. Ja siis ka muidugi ka inbalance 50. Et tegelikult nüüd, kui me selle ära markeerisime, siis on ilusti daily graafiku pealt näha, et meie inbalance zone, kuna see liikumine on lihtsalt nii kiire, siin vahepeal ongi inbalance täpselt samamoodi nagu siin. Näed, et niimoodi suurel 2 küünle sees on inbalance selles suhtes. Yes. Aga see koht tõesti, jah. See praegu on minu huviorbiidis juba pikemat aega on olnud. Nii. Aga nüüd see hetkene price action ja vaadates seda, kuidas see nagu varasemalt juhtus, siis meil on ühepikkused veibid, meil on ühepikkused correctionid. Ma panen niimoodi. Ma ei ole seda küünat siin alla vaja. Nii. Nii. Meie correctionid. Meie veebid. Oi. Meie veebid. Nii. Aga miks ma näen kulda just selle koha pealt alla tulemas? Siis mul ei üks lihtsalt siuke asi silma, vaadake teie. Nii. Meil on varasem wave. Võtan punase noole. Ma ei taha punast noolt. Punane nool triggerib mind. Sest mul oli eelmine nädal mingi... Nii. Mis näeb? Kõik näevad. Tavai. Just vaadata seda, no okei, wave hakkas on ja võttis ära varasema likviidsuse. Basic stuff. Aga nüüd, kuidas ta uuesti juurde moodustas, kust kohast ta põrkas ja kuidas see uus wave algas, siis praegust ja seda eelnevat situatsiooni arvestades ma leian siit üli palju sarnaseid tegureid, kui me vaatame turule. Siin double top, relatiivli selles mõttes double top, boom, one smack ja rohkem likviidsust juurde. Vaadake nüüd, kuidas see asi siin on teinud. Suhteliselt kõrge double top, institutional likviidsust juurde, et ma teen boksidega. No, ma panen nii enda värvidega. See on see. See on see laul. Nii, see rohelise. See on see. On niimoodi. See on see part. Nii, siis. Siin on veel relatiivli equal high, on ja cool. Turg ülesse. Nagu see sassy part. Siin on nagu, vaadake, praegu jäi silma, hästi huvitavalt. Vaadake seda turgu. Need 2 kohta ja need 2 kohta. Need oleks nagu kohad omavahel ära vahetanud või kuidas tundub? Nagu, ma ei olnud seda varem tähele pannud, aga nagu
see on, näete siin taga, see on ees. See on ees. See on taga. Okei, cool. Whatever. Niisugune asi, mul ei olnud nagu järgmine asi. Ma võtan ära selle, need liikumised. Ma võin samamoodi panna boksidega, sellesse vahet pole. Okei, ma panen teise värviga. Paneme sellega. Ma ei ole kunagi nii palju kastikesi joonistanud graafiku peale. Need. Siis ka need osad, väiksed osad. Aga lihtsalt vaadata seda, kuidas see bounce toimus, kuidas hakkas see turg siit reaalselt maha kukkuma, siis kui praegu situatsiooni vaadates, see on täpselt sama situatsioon. Siin ei jäägi mitte midagi muud üle. Kui lihtsalt teha enda trade setup, sellepärast, et struktuur, bearish, wave'id, ühepikad, correctionid, ühepikad, siin on isegi nagu identselt sarnased liikumised, mis on nagu täiesti wow, gold, what are you up to? Et mul tekibki küsimus, et kas see on nüüd reaalselt pullid versus karvud või siis robotid. Think about that. Ma ei tea, jah. Mina ei usu, et need inimesed on. Okei. Nii, ma tahan oma kastikesed ära kustutada. Nii. Ja nüüd, kui ma zoomin lähemale, ma näen täpselt samamoodi. Isegi kõige kõrgem punkt. Boom. Välja söödud. I like it. Aga enne, kui ma hakkan tegema uut trade setupi, eriti kui turul on ühe pikad veevid, siis ma alati vaatan ka, nagu, mis siin toimunud on. Kuidas siin see bounce käis. Et isegi see on nagu nii naljakas, et need wikid on isegi peaaegu sama pikad nagu. Nii. Ja nüüd ongi, ma võtan timeframe'id väiksemaks. Ma olin 4 tunni timeframe on ausalt öeldes mu lemmik timeframe. Pilt on selge, nagu kui juba seda vaadata mingi tunni aja peal, siis on mingi ilgelt sassi. I don't like it, aga trade setup'i teha. Cool. Paneme isegi veel madalamaks. Nii. Kuidas see turg siin joonistanud on, et need 15 minuti peal run üles, isegi 15 minutise küünal on väga ilus bullish ja siis hakkab siuke liikumine. Et lihtsalt vaadata seda price action'it. Ma ei tea, see ei ole ju väga normaalne, et turg läheb niimoodi urraaga ülesse ja siis järgmise urraaga sajab täiesti, kukub sodiks. You be the judge. Aga mis ma teen nüüd? Markeerin ära oma küünla, institutional küünla open, institutional candle 50 ja ma nüüd reaalselt vaatan, kuidas see turg on sellest kohast reageerinud, kuidas ta on bouncing. No, selles suhtes, vaatame see trade, kuidas need jäävad umbes, 43 pippi alumisest enterist, väga nice, target 1, võtame samamoodi low'id alati low'id, et siin on kindlasti huvitav price action, et TP1 kindlasti sellistes kohtades ära secure'ida. Ja nad tuligi isegi nii alla, et struktuuri bounce'ide pealt saab kõige paremini üldse maksimaliseerida oma take profit'il. Ma pärast näitan teile ühte paari ka, aga mul on see kuld. Okei, siis ma enam-vähem nüüd umbes tean, mitte umbes täpselt tean, kuidas see turg varasemalt käitus, kuidas need sell-off'id toimisid, palju umbes olid stop lossid, kas see on reaalne. Väga hea. Selle pildi jätan endale meelde, kuidas need formaleerusid, kuidas toimus bounce ja lähen praeguses ajahetke. Ja mulle jääb kohe isiklikult silma see. Equal hide. Ja ma teen täpselt sama asja, mis juhtus ka varasemalt, sest isegi need viimased 3 küünalt, 1, 2, 3, vaadake neid.
Bullish, doji, bullish. Bullish, doji, bullish. Ja mida turg tegi? Vaadake seda, kui räige sell-offi ta alguses tuli ära. Kui ta esimest korda bounce'is institutional candle'ist. See on üle 300 pipi. Et kunagi ei tasu FOMOd, et see hiljaks ei mitte midagi. Aga praegu me oleme sellised, me oleme siin kohas praegu. Boom. Let's move here. Let's move on. Nii. See, kui ta nii üles tuleb ja bounce'ib, see on täiesti holy grail. Aga see on kõige loogilisem, sest ta tegi ka eelmine kord niimoodi. Aga kindlasti ma sean kuulala alerta, näiteks ühe panengi juba 7,4,8, 7,9 panen 0,5. Sest siin on imbalance. Siin on imbalance ja kullale meeldib imbalance 50 pealt tegelikult bounce'id, et kõik see, mida see turg praegu teeb, kui me vaatame seda veel väiksemat struktuuri, siis me näeme, et high, higher low, higher high, higher low, higher high. Aga what happened here? Me tegime struktuuri täiesti katki, lõhkusime struktuuri ära, samal ajal moodustades juurde likviidsust ja kõik see correction, mis siin on, pole mitte midagi muud kui tühine imbalance fill. See imbalance on meil, näete siin. Ma tõesti loodan, et see nüüd väga kirjuks ei läinud. Või kui kellegi läheb mingi küsimus? Mitte. Okei, sul hakkis, ma loodan, mul ei haki. Ei, sul ei haki. Thank you, guys. Thank you. Anyways, te saate aru sellest pointist, et ma loodan väga, et meil on olemas ka struktuuri break nüüd. Meil on olemas imbalance, mida praegu turg fillib. Väga selged evidence'id. That we gonna see this thing to go down. Clapping zone ja vaadake neid stop losse. 47 pippi kõige alumisest. Ma panen spreedi juurde, sellepärast ma alati jätan natuke maha. Ja 30 pippi. Saad aru, kulla puhul see käib nipsust nagu, see on üli nice. Aga jällegi, kuna vaadake seda, see trend on meil allapoole, siin ma ütlen ausalt, mina panen täiesti tavaliste riskiga, nagu mu risk management ette näeb. Ma ei pane poole väiksemaga mitte midagi muud. Ja see on treid, kus ma tõenäoliselt ise panen ka, mul on küll alert. Viimasel nende buy limit, ma ei teagi kuidagi. No see oli see eelmine nädal, ma rääkisin üles mingi, ma räägin sellest EUR-CAD-ist ka, mis oli nagu täiesti whatever, lase lahti, kõik on jumalad. Kõik on tegelikult jumalast hästi. Ma ei tea, miks ma complainin mingi 2-3 treidi üle. Issand. Eks me kõik õpime nii, igastahes. Meil on olemas siin institutional candle. Panen teist värvis, mis näed? Institutional candle. Mis siin naljakat oli, jah? Mis siin naljakat oli? Ei, midagi küsimus. Okay. Back to business, guys. Nii, markeerin selle ära. Ja kui ma teen selle trade setupi, näete, see jääb täpselt samamoodi niimoodi. Siin huvitavalt siia wiki otsa, siia alasse, kus mitte enamus inimesi ei vaata isegi. Sest teades seda wiki, inimesed vaatavad, siin on mingi wik, las see wik olla. Aga tegelikult, mis on selle wiki sees? No that's where the money is. Ja ma näitan teile nüüd seda ka. Et eelmine bounce toimus täpselt samamoodi kohast, kus inimesed vaatavadki, et tunni ja graafika, mingi doji on. Tavaina. Wik on, aga tegelikult kogu see action, kogu see hardcore action, mida me siin Forexi turul teeme, toimubki selle wiki sees. See, mis on inimeste jaoks peidus. Ja jällegi, ma tean, et mulle meeldib see trade jubedalt. Ei tasu kunagi treidiga ära armuda, risk management paika. Ja honestly, I can't see, jah.
et miks see turg ei võiks siia panemegi siit algusest peale ta jooksma on ja siis juba see klapib nii hästi esiteks. See, kuidas see sell-off tuleb, hitib meil esimese targeti, väike retracement struktuuri levelitele, siis kui on veel likviidsust juurde moodustatud, nagu te näete, et siia tekib meil nüüd veel uus punkt, turg ei bounce'i kohe läbi, sellepärast ongi kõige mõistlikum security, take profit'id ära. Boom, siis kui toimub järgmine see likviidsuse võtmine, ehk siis see, kus ma need nooled tegin, see ei toimu jälle niisama passides, vaid see toimub suure hurraaga ja siis see turg teeb siukse falling wedge'i, kui ma tõmban siia horizontal line'i, horizontal wedge'i ja kuhu maani see horizontal wedge meil tuleb. See horizontal wedge tuleb, no võib öelda, et inbalance 50, eks ju. No mitte suht, vaid ikka päris inbalance 50. No wow. Inbalance 50 tuleb see. Et vaatame, ei tasu kunagi ära armuda treidiga, aga kõik need evidence'id, kuidas see liigub. I like it. That's it. Nii, ma panen muidugi ka need trade room'i ja värke. Nii. Ohoh, nice. Kui ma ennist midagi ütlesin EURCAD-i kohta, see on üks vihane paar. Nii. Vaat, see oli nüüd see paar, mis oli ka trade room'is, eks. Vist oli seal, ma ei hakka praegu otsima, sest mul on 53 minti rääkinud 2 paarist. Hästi lihtne trade, Institutional candle, otsid bounce'i, läheb. Aga kui te mõtlete, miks see buy siin oli, siis see oli mul lihtsalt sportlik huvi, et hästi lihtne trade setup oli tegelikult, et ilus 78 pippi näed buy. Aga see põhiamps tegelikult, mida ma nagu ootasin natuke kauem kui see 70 pippi, seda võib see jätta. Oligi siit institutional candle bounce, aga ma ütlen ausalt, mul läks see trade ise ööselt stop loss niimoodi, et ma seda ise aru märkisin kuskil siin üles, kui see turg oli ikka päris all juba, täpselt oli stop lossis ära käinud. Et juhtub lihtsalt, see ei ole no big deal, aga kellel ei läinud see trade, sest nagu stop lossi, kes pani isegi metatrade'i järgi stop lossi, siis kui ma hiljem vaatasin, kui ma oleks ka täpselt nagu mina paningi metatrade'i järgi, mul üks sõber ütles, et ta pani metatrade'i järgi, ma ei mäleta, mis broker, tal oli mingi demo konto ja tal ei läinud sellest trade'ist nagu stop lossi selles suhtes, et alati on mõistlik üle vaadata ja tegelikult väga lihtsad targetid on meil siin ees, praegu tulevad. Ainuke asi, mis ma näen selle turul on siis see, et moodustab see juurde likviidsust ja kuna meil pole siin enam inbalance'i ka isegi, siis ma lihtsalt ootan nüüd euro uudised ära ja küll kummagile poole meil siin alla tuleb, et target 2 juurde näiteks täna. Et see on väga okei. Et selle paariga I got clapped, ütleme niimoodi. Aga nüüd ongi see, et kas ma tahan seda paari nüüd näppida, ei, ma ei taha. Sest asi on selles, et ma tegelikult ei treidi EURCAD-iga nii palju ja võib-olla tal ongi siuksed omapärased omadused, mida ma ei tea, vaata, et sellepärast mulle väga ei meeldi näperdada võõraid paare, et nagu miks, vaata. Nii, okei, EUR-GBP. Ma jäänen... Võtame GBP NZD siis ka veel. Mõtlen. No nagu näete, mul on siin see buy order sees nagu selles suhtes. See on suht lihtne buy setup oli. Siuke struktuuri shift. Ja nagu ta muutus tervet suurt struktuuri, aga kui ma vaatan teda lihtsalt daily graafiku peal näiteks. Miks mul on siia kirjutatud alles algus? Sest mina tõesti usun, et see küünal siin on samamoodi nagu see oli see küünal siin. Ja siit tuleb siuke bull run veel. Mul ei ole vähimatki põhjust, mis ma ei peaks seda nagu uskuma praegu, sest ma rääkisin, et isegi mingi
nädal aega tagasi kõnes, et siuke asi juhtub. Taavi, sa peaks eriti hästi teadma. Õnneks meil on Facebookis dokumentiseeritud kõik need graafikud ja asjad, vaata. Lihtsalt siuke sportlik huvi. Aga mul ei ole vähimat põhjuski arvata, miks ta ei peaks tegema uut higher high'd. Struktuur, daily graafiku peal, extremely bullish. See kogu see tsirkus, mis siin käis. Let's release the beast ja hakkame üles minema, et nagu ma panin selle treidiga sinna trade room'i. Et mul endal FX Choice'is on siin market cap kindlasti ala, kus ma ka ootan teda või vaatan, kuidas see üldse sinna alla tuleb, aga praegu stop loss profitis 125 pippi profitis. Et ma isiklikult ootaks GVP-delt ja midagi sellist. Ma ei taha sellise momentumi vastu treidida. Lihtsalt, et mul ei ole mõtet ju. See turg, ta üritas kogu aeg siit alla tulla. Oi. See turg üritas nagu kogu aeg siit alla tulla ja. No ta ei tulnud, noh. Mõelge seda ajaperioodi 16. oktoober. Jesus, nagu vaatame ja nagu praegu ei ole sellega midagi teha. Praegu see treid jookseb. See treid, mis peaks jooksma. Et vaatame. Aga tegelikult üks paar, millest ma lihtsalt tahaks nagu rääkida. Mille entry samamoodi mul on mingi 3 pippi puudu. Et ma nädalavahetusel nokitsesin lihtsalt. Mul ülitihti meeldib lihtsalt istuda maha, kuulata head musa ja võtta lahti graafikud. Et kui me hakkamegi vaatama, et kui me selle analüüsi tegime, et me olime kuskil siin kohas. Ma panen võib-olla teist terminoolest, te näete paremini. Ma ei taha seda nagu ära kustutada, siis ma tegin ühe selle educational file'i lihtsalt ja siis minu arust see on väga hea nagu, sest kui siuksed, noh, see on ka samamoodi nagu backtestimine, see, millest ma hakkan teile kohe rääkima ja mis mul siin üldse tehtud on, et siukest sportlik huvi, mida tasuks väga soovitan teha vabadel hetkedel, lihtsalt võtta lahti graafik, vaata, mis graafik toimib. Samamoodi, Rakett Power Trade Roomis on ju 100 kui mitte rohkem analüüsed, et võtke näiteks mingid esimesed paarid või mis iganes lahti. Sealt trade roomist just vaata, miks Kasper nii arvas, miks läks valesti, mis läks õigesti ja nagu see on üli nice. Aga hästi lihtne trade setup, me olime siin, eks ju. Uus likviidsus tehti valmis, institutional candle pluss on 4 tunni oma, üli nice. Aga kuigi, nagu te siit näete, ma ei pandi isegi päris institutional candle openist esimest entrit, ma panin inbalance'i algusest. Sest mul lihtsalt sisetunne oli, et see nagu tahab sealt minna. Aga no 3 pippi. Vahet pole. See pidigi juhtuma niimoodi, sellepärast, et nüüd me saame siit õppida ja arendada ennast. See on tegelikult veel väärtuslikum õppetund kui see, et siit oleks mingi summa raha saanud. Whatever, see raha tuleb nagunii, kui siis oled tubli ja holes ja viitsid asjaga tegeleda. Et kui sa lihtsalt mõtled, et ma treidin ka siin vahepeal, et siin 2 nädala jooksul korra mingi vahet graafikuid ja värki, siis ei ole mõtet ennast lollitada, vaid nii ei käi see asi. Igastahes entry missed by 3 pippi. Nüüd, kui me teame ära, et mul on siin see fail ka, ma kirjutasin seda enda jaoks üles, et hästi tore oli nii. Et kui turul on põhjust minna üles, mis tähendab seda, ehk siis tulla, panen selle siit peale siia. Et kui me paneme väiksema timeframe, paneme siit näiteks 2 tunni timeframe'i. Väga ilus wave, lihtsalt unreal. Et lihtsalt, kui me näemegi ära, et turg hakkab meil tegema equal high, equal high, equal high, equal high. Seda ma mõtlen sellega, et kui turul on põhjus tulla üles likviidsust sööma, eks ju. Ja kui vaadata seal vasakul, siis me leiame ka institutional candle'i, mis annab meile selle confirmationi, et siit kohast sellise hinnaleveli pealt on sellel turul potentsiaali üles tulla väga palju. Nice, I like it, seda me otsimegi. Et nii, nüüd me saame alati targetid. Et ma loodan, see ei ole väga kirjud. Ma hakkan siin vaikselt asju ära kustutama. Tegelikult ma panin selle niimoodi teha. Nii, kui me oleme siin ja me hakkame seadma enda targetit, siis alati esimene target
on kõige kõrgem equal high või major level. Sest kui sa hakkad turustruktuuri võtma näiteks kas või siit, siis sa pead arvestama, et see punkt siin on meie major level, ehk siis see on meie lower high. Sa pead panema sellistesse kohtadesse take profit. Sa ei pea, aga see on nagu lihtsalt soovitan. Nagu näha, TP1 siia panime. TP1. TP2 järgmise struktuuri leveli poole. Vaadake seda struktuuri lihtsalt. Natuke alla poole institutional candle'ist TP2. Ja muidu ma ei ole neid numbreid modifinud ega mitte midagi. See alguse trade. Ma ei viitsi teda lahti otsida praegu. Taavi, kui sa saad kiiret panna Facebooki näiteks või me eile rääkisime sellest minu arust. Et see on rakett power trade ruumis ka, et see ei ole lihtsalt mingi välja mõeldud stuff või mida iganes vaata. Et lihtsalt kui me nagu nii paneme kõik YouTube, et siis kui äkki mõni uus huviline vaatab, kuulab, et see on kõik real ja nagu see on väga vinge stuff. Hakata nagu päriselt sellest asjast nagu aru saama ja mis mulle eriti meeldib on saada sõpradega seda koostööd. See ei ole lihtsalt, et ma nüüd töötab või tegeleb mingite graafikutega, vaid nagu see on sama nagu näiteks mulle Taavil, et natuke teemast kõrval, aga ma räägin selle ära, okei. Ma räägin graafika ära ja siis ma räägin pärast, mis ma räägin pärast. Nii on kõigile lihtsam. Igastahes. Tuvastasime oma struktuuri, tuvastasime oma tähtsad levelid, kus peaks panema take profitid, eks ju. Nii. Ja nüüd nagu näha, esimene take profit. Ilust, nagu väga maksimaliseeritud. Kui juba mõelda pipide poolest. No, ma ei saa teha sellepärast, et neid ei mul päris sisse, aga ma näitan, mida ma mõtlen nagu. Et no näed, esimene 70 pippi, teine take profit 92 pippi, ühel treidil stop loss break evenis kindlasti ja kolmand oma, no see on obvious, et sa paned ta siia 165, et kui palju pippe on võimalik kätte saada. Ja mis veel, et vaadake nüüd seda liikumist siit. Turg tuleb räige hurraaga meil kogu selle likviidsuse järgi siit. Ja mida ta samal ajal teeb, on see, et ta bounsib meie struktuuri leveli pealt ja samal ajal ta moodustab juurde meil uut likviidsust. Nii, kuna turg läks meil väga-väga suure momentumiga ülesse poole ja mida me teame sellest, mida rohkem momentumit, seda rohkem jääb turul imbalance ehk siis market cap'e. Nii, kuna me teame oma struktuuri, meil on toimunud struktuuri shift, see on nüüd meie low, high, higher low, higher high, siis tegelikult meil ongi vaja leida järgmine koht ülesse, kust on kõige loogilisem selle turul üldse bouncida. Ma kõik korraks kinni. Kus me olime siin. Ja nagu näha, siis tegelikult ma olen tükk aega mõelnud selle peale, et kuidas saaks nagu seda 61,8 fibot täiega maksimaliseerida või nagu, sest kui sa reaalselt graafiku peal backtestid, sa näed ülipalju seda, et turul 61,8 Fibonacci toimib, see reaalselt toimib, aga seal on vaja teada kohta, kus, sest oletame näiteks nagu sellises kohas siin. 61,8 Fibo ei toimiks, kui sa võtad, et see on swing. Vaadake seda lihtsalt. Kui ma panen siit, mulle meeldib alati body to body ja võtan siis madalamast punktist kõrgemasse punkti. Sellisel puhul see 61 level oleks meil kuskil siia jäänud üldse. Et see bounces väga ilusti 88,6-st, mitte just väga nagu perfektselt, aga ideeliselt saate aru. Aga kus siis nagu saab seda 61 nagu ilusti kasutada, ongi koht, et mis mul jäi nagu juba selle graafiku pealt ja veel on nagu aeg-ajalt mulle kogemusega silma jäänud. Siis mul ongi see, et vaadake, mis mul siin kirjas on ka, et lõhub ära struktuuri, ma teen nooltega kaasa, lõhub ära struktuuri, ehk siis meie downtrendist, ma olen siin noole, pole oranži noole, no mis mul nii vale värvi oli? No, ma ei pannud musta ja ma olin punase. Nii, see punane nool tähistab meil downtrendi. Ma panen selle noole, panen paksuks. See nüüd tähendab seda, et see breakis meie leveli ära, selle leveli. Ehk siis ta lõhkus ära meil downtrendi struktuuri ja turg hakkab tegema nüüd uptrendi. Nii,
väiksematel timeframe'idel ta on veel ilusamini välja joonistanud ennast. Aga nagu 4 tunni graafiku peal kaob noise ära. Nüüd me teame, et siin vahel on turul imbalance. Me näeme ära institutional candidate kohad, kus turg hakkab retrace'ima, saame oma take profitid kätte ja turg tuleb alla. Vau, imeline. Paksutad käsi kokku ja otsid veel entrysid. Audust, audkäed, kõik paarid on väga head, et me oleme päris vihased nüüd kläppinud. Hästi loogilisi käituvad. Ja nüüd sa võtad siit selle imbalance'i daily graafiku pealt siiamaani, siis imbalance 50. Ma näitan teile kohe, sest kõige Jesus Christ. Nii. On see noole korraks siia. Siis vaadake nüüd see imbalance sellest wikist siiamaani. Miks ma võtsin siiamaani? Sest see on tuleviku data. Me otsime entry't, kui me oleme kuskil siin punktis, näete. Ma mõõdan selle pooleks, 50%, including spread, vaid natuke ülesse pooleda. Including spread. Nüüd on siin olemas imbalance 50 entry confirmation samamoodi olemas. Teine asi, selliste olukordade puhul, kui ta teeb juurde likviidsust, saab alati vaadata ka Fibonacci't, sest see on siuke täiesti tavaline täiesti tavaline wave'i correction on see, et tuleb 61 Fibo ja siis tuleb kas -27 või -0,8 extension. Ehk siis, kes ei tea, millest ma räägin või jääb jutt natuke segaseks, siis palun vaadake IML TV. Seal saab rämedalt head infot, rämedalt head infot. Igastahes. Kasutad seda Fibonacci't ka, vaatad, täpselt samamoodi 61,8 ja imbalance 50. Need jäävad täpselt sama koha peale selles suhtes, et ei ole vahet, tuleb lihtsalt back testida, vaadata. Aga miks ma selle Fibonacci just jälle nagu tõin, on see, et vaadake, kui hästi te saate Fibonacci madalamast punktist kõrgemasse punkti tõmban siis. Ehk siis, võtan korraks noole, madalamast punktist kõrgemasse punkti uptrendi puhul. Näen oma retracement'i 61,8, imbalance 50, mitu confirmation'it, et turg sealt bouncib, choppy price action. Ma panen korraks, paneks 30 minuti graafikul. Korraks lihtsalt, vaata, kas ta ka nagu... Noh, ma olen täiesti kindel, kui siit 5 minuti peale välja zoomid, sa näed siin ime ilusat accumulation'it, lows, institutional, secondary test, safe stop lossi alla, väga väike stop loss selle paari puhul. You can write it, otsid need confirmation'id, tagasi 4 tunni peale. Nii, ja siis kui hästi saab sättida take profit, et Fibonacci järgi. Panna need siia tagasi. Et me teame, -27 level on ühe turustruktuuri extension, ühe wave'i extension ja -61,8 on samamoodi wave'i extension. Et see 61,8 on veel pikendatud, aga vaadake nagu, et kui oska panna struktuuri levelit järgi või ei tunne veel, ei ole veel nii kindel, kas see on ikka see koht, kas see on ikka see koht, kas see on ikka see koht veel, siis kasutage Fibonacci't. You can't go wrong, sest nagu te näete, isegi Fibo numbrite järgi oleks päris ilusad need take profit'id saanud siit kätte, et kes paneb -27, miinus vahet pole, et vähemalt mingi targeteerijad. Aga see siin oli suht loogiline, et see siia tuleb. Kuule, aga täna on päris vinge kõne olnud, nagu juba. Siin on nii, täna on vinge kõne olnud. Nice. Et ma isiklikult, nagu mul on veits kiire, peaks nüüd ära minema, et kuld, vaatame, mis meil siin on. Kuld, eurust, eurkäed läheb, GBP NZD läheb. Et kuidas sul, Taavi, praegu on? Kas sa saad midagi rääkida, tahad midagi rääkida, kuigi meil on üle tunni aja läinud juba ja... Aga vahet pole selles mõttes, ma loodan, et kõikidele meeldis tänane kõne ja et õppisite midagi uut või midagi. Mul endal oli hästi kuidagi mõnus täna. Nagu alati, mul on alati mõnus. Ja väga nice kõne oli täna. Aitäh teile, et kõik tulite ja
Ma loodan, et õppisite midagi uut. Näeme juba kolmapäeval nädala eelvaates, kus vaatame nädala teise poole üle. Olge tublid ja tšau! Sa võid rekordimast ära võtta, Taavi. Taavil rekordib mingi või? Okay. Ta peab selle lõpu ära lõikama siis lihtsalt. Aga no tänane päev on tegelikult siuke.